Nii, ja tere tulemast sulle tänasele webinarile, mul on väga tore sind näha ja hakkame siis pihta selle teemaga. No kohe vaatan, mis meil täna siin teemaks oli. Täna oli teemaks aiakujunduse reeglid ehk siis kolm lihtsat aiakujunduse reeglit, mida iga aiaomanik võiks teada. Isegi kui sa seda ei hakka veel rakendama, siis teada võiksid, sest et võib-olla edaspidi hakkad rakendama. Ja täna räägime ka siis sellest, et miks neid siis tasub rakendada või mida need siis annavad. Nii et ähm, väga paljud inimesed neid reegleid ei kasuta. Mõned kasutavad nii-öelda alateadlikult ja sageli, miks nad ei kasuta, sellepärast, et nad ei tea neid reegleid. Jah. Ja mida need reeglid annavad? Reeglid annavad selle, et vaatamata suurele tööle, mida sa teed ja kulutatud rahale, siis see aed ei hakka tervikuna mõjuma. Ehk siis need reeglid aitavad sul selle aia saada tervikuks, terviklikuna mõjuvaks ja need reeglid ei ole ilmtingimata väga keerulised, aga nende rakendamine muudab siis väga-väga palju. Et kuidas aed sul välja näeb, kui lihtne on seda hooldada ja kui rahulikult ka sa ennast oma aias siis pärast tunned. Ja täna me ei räägi siis nii-öelda ilusatest taimedest, vaid me räägime sellest, et miks mõned aiad mõjuvad terviklikult ja teised võib-olla jäävadki justkui pooleli või poolikuks. Nii et see on niisugune põhiasi. Vaata nüüd neid olukordi, mis mul siia on kirjutatud ja mõtle korraks oma aia peale, et kas sa oled ostnud võib-olla kunagi palju ilusaid taimi, aga neid aeda istutades sa võib-olla ei ole saavutanud sellist pilti, mida aianduskeskuses või kuskil inspiratsioonifotodel nägid. Või sa teed hoopis igal aastal midagi juurde. Jah, ühe peenra siia, mõned taimed sinna, võib-olla uue põõsa kuhugi kolmandasse kohta, aga aed ei muutu sellest rahulikumaks. Kas sul on olnud sellist olukorda? Või siis väga sageli ei ole ka probleem selles, et inimene ei teeks piisavalt, vaid vastupidi, ta võib teha väga-väga palju, aga probleem on pigem selles, et puudubki tervik, mille järgi neid otsuseid teha. Nii et kirjuta mulle siia chati, milline neist punktidest sind kõige rohkem võib-olla kõnetab. Võid kirjutada lihtsalt numbri või siis selle ühe sõna. Aga ma hea meelega vaataks, mis teemad teil praegu siin aedades on. Jah, number 3 ehk siis ei tea, kust alustada, kas peenrast, teeradadest, taimedest või kogu alaplaanist või kogu aiaplaanist. Punkt 4, siis kardad teha vale otsuse, kulutada raha asjadele, mida hiljem siis ümber teed. Number 2, igal aastal teed midagi juurde, aga tulemus ei muutu. Ja 5 number on siis palju ideid, aga puutub üks terviklik plaan. Väga hästi. Ja siit me saamegi edasi minna. Aga et sa täna siis webinarist maksimumi saaksid võtta, siis võimalusel lülita segajad välja, võta paber, pliiats kõrvale, et sa saaksid märkmeid teha. Ja ma soovitan mitte ainult kirjutada üles mingeid taimenimesid või üksikuid ideid, vaid ka neid mõtteid, mille puhul sa tunned, et jah, just siin ma olen seni eksinud või jah, just see ongi minu koht, seda ma saan muuta ja julgelt kirjuta siia vestlusaknasse küsimused, võid ka siia jooksvalt kirja panna ja lõpus ma jätan ka natuke aega nende vastamiseks, vaatame, kuidas meil täna siin läheb. Ja otseosalejatele on mul ka lõpus siis kingitus, nii et püsi siis kindlasti lõpuni, et sellest kingitusest mitte ilma jääda. Lühidalt ka neile, kes mind veel ei tunne, et mina olen siis Maria Palusalu, ma olen lapsest saadik aiandusega seotud olnud. Minu ema on väga pikki aastaid olnud aianduskoolis õppejõud ja tegelenud samuti lapsest saati kõigi nende aiateemadega. Ja mina olen siis professionaalselt tegelenud aedade kujundamise ja rajamise ja hooldamisega üle 20 aasta. Ja selle aja jooksul ma olen näinud sadu erinevaid aedu, suuri krunte, aastakümneid kujunenud vanu aedu, väikeseid linnaaedu, suuri maaaedu ehk siis väga palju erinevaid kohti, väga palju erinevaid umbrohtusid ka. Ja Palusalu aed on samuti kujunenud selle aja jooksul, mina olen selle kujunemise juures väga palju juures olnud
ja see aed on see koht, mis on samal ajal selline päriseluline katse- ja näidisaed, kus aastate jooksul olemegi saanud näha, et kuidas taimed päriselt käituvad, kuidas nad Eestis käituvad, millised kooslused võib-olla toimivad, millised otsused tähendavad võib-olla hiljem rohkem või vähem hooldust, et see hoolduse pool on nagu siin aias ka äh, hästi palju nagu sees. ja minu suurem eesmärk täna siin sinuga ka ja üleüldiselt on see, et viia Eesti aiakultuur uuele tasemele, nii et inimesed ei ostaks lihtsalt taimi, vaid nad oskaksid luua ka läbimõeldud ja kestvaid aedu. ja ma olen selles täiesti veendunud, et Eesti aiapidaja on selleks nagu täiesti võimeline, sest et töökust meil on kõvasti. meil on võimalusi tegelikult päris palju, maapind on väga hea, mullatingimused ideaalsed, nii et laseme aga käia ja see, et sa täna siin oled, see on nagu väga hea märk sellest, et sa oled ka valmis viima kasvõi väikse sammu haaval enda aeda hoopis teisele tasemele. Ja eraldi ma ei hakka siin neid tunnistusi ja tunnustusi kõike eraldi lahti rääkima, aga ma näitan sulle seda slaidi selleks, et sa teaksid, et need põhimõtted, millest ma sulle täna ka räägin, ei ole ainult teooria, vaid me oleme neid kasutanud väga erinevates aedades, näinud nende mõju, näinud nii värskelt rajatud aedades kui ka aastaid siis kasvanud aedades. aga kõige tähtsam polegi võib-olla auhind või ilus foto, vaid kõige tähtsam on see, et see aed toimiks just selle omaniku jaoks päriselus, et seda oleks võimalik hooldada, et seda oleks võimalik kasutada, nautida ja sellest rõõmu tunda. ja paljud aiaomanikud ütlevad mulle seda ka konsultatsioonidel, et mul on nagu kõik olemas, aga midagi on ikka puudu. jah, kas keegi tunneb ennast siin ära? kirjuta lihtsalt näiteks jah chati, et on nagu puud olemas, põõsad, peenrad, on terrass, kasvuhoone või mingi mänguala, taimi on palju, aga tervikut justkui ei teki. jah, on kellelgi olnud sellist asja. ja see ei tähenda seda, et sul puuduks hea maitse või et sa peaksid nagu kõike otsast alustama, vaid sageli pole meile lihtsalt õpetatud, kuidas vaadata aeda kui ruumi, aeda kui struktuuri, aeda kui tervikut. ja aianduses räägitakse väga-väga palju üksikutest taimedest, et mis taime võib-olla kuhu istutada või mis õitsemise ajaga või mis värvi või mis on selle sordi omadused. aga väga palju vähem räägitakse sellest, et kuidas neist siis nagu päriselt seda aeda kujundada. ja täna me vaatamegi siis 3 põhimõtet, mis muudavad aia loogilisemaks, mis muudavad aia rahulikumaks ja ka ilusamaks. Mis siis see peamine põhjus on? peamine põhjus on see, miks neid reegleid sageli ei rakendata. On see, et taimede kohta ongi palju infot, ehk siis see teine info võtab selle fookuse endale, et me teame, milline taim õitseb, milline tahab võib-olla päikest saada, milline varjulist kohta, aga palju vähem räägitakse sellest, et millise kujundusliku ülesande võib-olla see taim aias täidab, et mis ülesanne sellel taimel on üldse aias kanda. ja teine põhjus on siis see emotsionaalne ostmine, et näeme väga lihtsasti seda ilusat taime kuskil aianduskeskuses, me armume sellesse ja mõtleme alles kodus, et kuhu see siis võiks sobida. et tihtipeale seda enne puukooli või aianduskeskusesse minekut ei ole seda paika pandud, et see läheb nüüd sinna, vaid me vaatame aianduskeskuses, ahah, näed, see taim võiks mulle kuhugi sobida. ja nii palju või niimoodi tekibki siis aeda väga palju selliseid üksikuid otsuseid, mis ei moodusta omavahel üht tervikut. et see kasvukoht ja õitsemise aeg ja kõik see võib õige olla, aga nende üksikute otsuste põhjal ei moodustu tervikut. ja enamasti ei ole ka selle aia suurim probleem nendes taimedes endis, vaid probleem on selles, et kuidas need taimed ja aia erinevad osad on paigutatud. ka selles, et kuidas mingi istutusala välja näeb kuju poolest, suuruse poolest, et see määrab väga palju rohkem, kui me arvata oskame aia sellist üldmuljet. ja lähemegi kohe selle esimese reegli juurde. esimene reegel on see, et kujundus vajab struktuuri, mitte lihtsalt midagi rohelist. et see rohelus iseenesest ei loo veel kujundust. ka väga lopsakas aed võib tunduda segane, kui sellist
loogikat seal taga ei ole, mis selle kõik kokku seob. jah, et struktuur on see, millele taimed saavad toetuda ja see on siis nii-öelda selline aiakarkass. ja kui aiakarkassi ei ole, siis on väga raske saada seda sisu seal sees nagu toimima. ja mida see struktuur siis tähendab? struktuur tähendab aia visuaalset karkassi, et see võib tekkida korduste kaudu, kas siis mõni taim kordub, mõni vorm kordub, värv, mingi lehestruktuur, mingi kõrgus ja nendest kordustest kujuneb rütm. silm liigub nagu aias edasi, aga saab vahepeal siis nende tuttavate elementide juures siis puhata. Olulisel kohal on ka siin näiteks ankurtaimed, et need on taimed, mille vorm on võib-olla piisavalt tugev, et nad ei kao ülejäänud istutusse ära, nad on kogu aeg oma struktuuriga koha peal olemas ja ta ei pea olema alati see ankurtaim siis igihaljas või väga suur, vaid see võib olla ka mingisugune põõsas või mingi kõrreline või mingi selge vormiga püsik, mis hoiab selle koosluse visuaalselt paigas. et see on üks struktuuri võimalustest aiakujunduses. loomulikult loob struktuuri ka see istutusala paigutus, istutusala kuju ja see on ka hästi-hästi oluline alus. kas see aed siis näeb rahulik välja või see aed näeb nagu niisugune segane või rahutu välja. ja kui sa vaatad seda ala, siis vaatad seda fotot siin kui tervikut, mitte üksikuid taimi, et me võime siin üksikuid taimi näha ja siin on päris palju erinevaid liike ja värve, aga see ala ei tundu juhuslik, sest et teatud vormid ja värvid korduvad. no mingid valged laigud, siin on üks suurem laik, seal taga natuke on mingit valget värvi. siin on üks punanupp, mis on sellise valge õiega siin serva peal näha. roosad floksid siin eespool ja seal tagapool on mingisugune teine roosa asi ehk siis mingi värviasi kordub, värvitoonid korduvad. või kõrreliste vormid, kõrrelised, noh, siin paistab üks harilik kastikein, siin ees on nagu Siberi iiris, mis ei ole kõrreline, aga millel on ka selline püstine struktuur, mis läheb selle kõrreliste struktuuriga hästi nagu kokku. ehk siis küsimus ei ole nagu selles, et kogu aeg peaks olema ühetaoline või kogu aeg õitsema, vaid küsimus on selles, et mitmekesisusel oleks ka struktuur ja see struktuur oleks nagu teadlikult kokku pandud, teadlikult valitud. või sellel pildil on hea näide ka vormikordusest, et kõrreliste püstised ja õhulised vormid korduvad siin kogu ala ulatuses. see on nüüd igihaljas kaerand, see on kuivade kasvukohtade kõrreline ja ta õitseb hästi varakult, kuskil juuni alguses, juuni keskpaigas. annab hästi õhulisust juurde ja kui ja see lilla õitsemine, see loob siis nagu sellise teise korduva kihi, et siin on ka mingi kordus läbi selle peenra ja seal tagantpoolt on näha Virginia männasmailane ka moodustab mingisuguse korduse ehk siis seob visuaalselt selle istutusala kokku. ja kui üks neist taimedest oleks siis ainult ühes kohas, siis mõjuks pigem sellise juhusliku laiguna, et korduses hakkab see just kujundust peenral ühendama. ja see on üks lihtsamaid asju, mida sa saad oma aias jälgida, et kas mõni tugev taim või selline vorm kordub piisavalt, et tekiks rütm. ja siin selle korduse paikapanekuks üks väike vihje veel. kui sa kordust paika paned, siis väldi sümmeetriat, väldi sellist kindlat korrapära. see võlusõna või see jah, võlusõna on kuldlõige. ehk siis kuldlõige aitab seda kordust väga edukalt paika panna niimoodi, et see ei tunduks, et see on nagu vägisi tekitatud kordus. et niipea, kui sa hakkad sümmeetriliselt või täpsete vahedega seda kordust tekitama, siis muutub see kordus ebaloomulikuks. siin on võib-olla näha see, et kuidas istutusala toetab ka maja, et peenrajoon ei ole juhuslik, vaid loobki nagu selge ühenduse maja ja selle terrassi muruala vahel, sillutise vahel ja taimed on paigutatud niimoodi siis, et see kogu peenar ei ole igas kohas võrdselt nagu intensiivne, vaid on rahulikumaid kohti, on natuke intensiivsemaid kohti, siin on mingisugune tumedam põõsas, siin on rohkem püsikuid
ja muideks selle istutusala sees on veel üks kelder, mis läheb siit maa sisse. nii et kui on vaja peita mingeid inetuid kohti või on vaja rõhutada midagi, siis see istutusala aitab väga palju siis emba-kumba teha. ja hea struktuur tähendabki siis seda, et sa ei vaata ainult taimi, vaid sa vaatad ka seda, kuidas see peenar suhtleb majaga, kogu ülejäänud ruumiga. Siis piiritlus, mis asi see on ja miks see on oluline? et väga suur osa aia korrastatud muljest tuleb just piiritlusest, et istutusalal peab olema visuaalselt arusaadav siis algus, arusaadav lõpp ja see ei tähenda tingimata siis metallserva või mingit kivimüüri või mingit hekki, vaid piir võib olla ka hooldatud peenraserv või selgelt välja joonistatud peenrakuju, mis on peenraserv näiteks labidaga lõigatud. kui see serv ei ole selge, siis muru ja peenar hakkavad üksteise sisse kasvama, ala muutub selliseks kaootiliseks, piiritlus on kaootiline, on ju, ja äh, hooldus muutub ka selle võrra siis raskemaks, sest et me ei tea, et kus see üks asi algab, kus see peenar lõpeb. ja selge serv annab ka väga looduslikele ja lopsakatele istutusaladele sellise korrastatud raami. et võib-olla üks täpsustus veel juurde siia, et see vähem umbrohtu peenral ei tule ainult siis servast, vaid selge piiritlus aitab seda muru sissekasvamist takistada ja teeb selle võrra siis hooldamise lihtsamaks. aga peenra enda umbrohuvabadus sõltub ikkagi pinnase ettevalmistusest ja siis ka taimkatte tihedusest ja sellest, et kas sa oled õigel ajal selle serva hoolduse saanud ära teha, et see muru või mis iganes umbrohi sul näiteks muru sees kasvab, et ta ei ole kasvanud kuhugi lillede sisse. siis mis juhtub ilma struktuurita? ilma struktuurita hakkab aed aja jooksul vormi kaotama. taimed kasvavad, nad levivad, muutuvad ja kui puudub tugevam selline raam, siis ei ole ka visuaalset tuge, ei ole visuaalset sellist selgroogu, kus on piir ja siit üle ei lähe. ja hooldus muutub samamoodi keerulisemaks, sest et sa ei oska enam otsustada, kus see üks ala algab, mida vähendada, mida rõhutada, mida alles hoida. ja lõpuks võibki aias olla väga palju ilusaid taimi, aga omanik ei tunne neist rõõmu, sest et pilk läheb ainult või pilk lähebki ainult sellele tööle, sellele segadusele ja sellele otsustamisele, et mida ma siis nüüd teen, kus ma selle piiri tõmban. ja siin on üks hea näide sellest, et kuidas peenar võib aja jooksul oma selge kuju kaotada. et taimed ei pruugi olla valed, et sageli vajabki korrigeerimist kas siis peenraserv või üldse teha see hooldus ära, on ju. et hooldus ei tähenda ainult nagu rohimist, see tähendab kujunduse säilitamist, aga ka kujunduse edasiarendamist. et siin on mitu nädalat hooldamata olnud üks istutusala, kus serva ei ole näha ja kui ma panen nüüd järgmise slaidi, siis on serv olemas, on hooldus tehtud ja kui serv nagu uuesti välja joonistub, siis muutub see peenar kohe korrastatumaks, isegi enne kui taimede sees midagi suuremat tehakse. et see on väga hea näide, kuidas suhteliselt lihtne sekkumine võib anda suure visuaalse muutuse. et kui teil on istutusalad aias, siis tehke nende servad korda ja te näete juba, et väga suur muutus on toimunud. isegi kui seal istutusala peal meil need taimed ei ole sellised, nagu võiks võib-olla olla. ja siin on näha seesama ala, kuidas see ala siis peale korrastamist mõjub palju selgemalt, rahulikumalt. kõrelised loovad ilusa korduse, annavad selle mahu. peenraserv juhib pilku ja väiksemad taimed täidavad siis vahekohtasid, kogu ala on selgelt murust eraldatud ja mitte igat taime ei pea eraldi märkama, vaid heas sellises istutuses me märkame kõigepealt seda tervikut. jah, et see on nagu raampildil. ja siin on sama põhimõte, et korduvad sellised tumeroosad vertikaalid, kõrrelised, heledad õisikud, madalad sellised ääretaimed, siin on ka seda kordust õiekuju poolest, aga ka kordus mingisuguses värvis, et see ala muutuks tervikuks. et taimi on palju, aga nad ei võitle kõik korraga selle tähelepanu eest.
just struktuur loobki võimaluse kasutada sellist mitmekesisust niimoodi, et see tulemus ei muutuks kaootiliseks. Ja siin jõuame ka väga olulise sellise kohani, et on lihtne öelda, et aed vajab struktuuri, aga oma aia juures tuleb hakata tegema konkreetseid otsuseid. Et kas sinu majaga näiteks sobivad paremini sirged jooned või kaarjad jooned või kust peaks peenar algama, kust ta peaks lõppema või millised olemasolevad puud või põõsad või ka rajatised tasub alles jätta ja võib-olla peenraga siduda või istutusaladega siduda, istutusalasse võtta või milline vaade peaks avanema kuskilt terrassilt, milline köögiaknast. ja just nende otsuste juures tekib kõige rohkem sellist ebakindlust, et reegli teadmine annab küll suuna kätte, kuid sinu nagu aia jaoks sobiva lahenduse leidmine vajab natuke analüüsi, vajab natukene tervikplaani, et see tuleb läbi mõelda. Siis teine reegel on see, et taimed peavad looma koosluse, mitte olema ainult ükshaaval ilusad. Et kõige ilusam taim ei toimi üksi, kui ülejäänud taimed nagu temaga kokku ei sobi. Ja see on ka üks väga levinud põhjusi, miks siis aianduskeskuses toodud taim näeb potis väga hea välja, aga peenras kaob ära või tundub võõras või ei sobitu nagu ikkagi hästi sisse. Ja mida see kooslus siis tähendab, et heas koosluses toetavadki taimed üksteist vormiga, kõrguse kaudu, tekstuuri kaudu, õitsemise kaudu ja ka sellega, et kui meil on näiteks valitud mingid taimed, kes vajavad toestust, siis tema kõrvale sobiva taime paigutamisel me saame selle toestuse nii-öelda ära jätta, et kui meil on mingi punanupp, kes vajaks toestust ja me planeerime sinna kõrvale näiteks siilkübara või ma ei tea, mitte hariliku, aga näiteks lõhise kalimeerise või aedleeklille, siis ta saab toetuda sellele teisele taimele ja ta ei vaju pikali ja sa ei pea eraldi hakkama teda nii-öelda toestama. Ja kui me räägime taimede rollidest, siis lihtsustatult me võime mõelda kolmest rollist. Üks roll on siis ankurtaim. Ankurtaim loob siis sellise stabiilsuse, annab põhivormi istutusala lõikes. Siis täitetaim on selline taim, kes seob siis teised taimed kokku, ta katab maapinda, ta loob rütmi ja tavaliselt on need siis pinnakattetaimed. Ja aktsenttaim on siis selline taim, kes teatud hetkel tõmbabki pilgu endale. Ongi selline fookustaim. Ja kui kõik taimed oleksid aktsenttaimed ehk siis sellised showstarid, siis ei teki harmooniat, tekib võistlus tähelepanu pärast. Aga hea istutus vajab ka taustajõude, mitte ainult selliseid peaesinejaid, et meil peab olema mingisugune taustataim, kes on mingil hetkel kas siis lihtsalt roheline või lihtsalt hall taustaks rahulik. Kui te vaatate nüüd siin neid erinevaid rolle, siis kõrrelised võib-olla loovadki õhulisuse, loovad korduvat tausta, siilkübarad annavad sellise tugevama õievormi, see on siis kahkjas siilkübar siin, tumedad ja ümarate õisikutega punanuppud, need siuksed nupukesed loovad kontrasti selle heleda siilkübara õiega, aga ka kõrrelistega ja liiguvad siis ka teiste taimede vahelt läbi. Ja ükski neist ei peaks siin nagu üksinda sama mõju saavutama, vaid mõju tekibki nagu nende omavahelisest suhtest. Ja mis siin on veel huvitav, on see, et värvigamma poolest see punane, nagu tumepunane punanupu õisik, siis see siilkübara südamik ja ka see kastik siin on kõik nagu sellise punaka veini punase alatooniga, ehk siis nad värvi poolest hästi seovad üksteist ära ja sobivad kokku. Siin on nüüd kooslus natuke suuremas mõõtkavas, et me näeme erinevaid kihte, me näeme, et eespool on madalamad taimed, keskel on natuke suuremad õitsejad ja taustal on sellised kõrgemad vormid. Et hea istutus ei ole lihtsalt üks rida kõrguste järgi paigutatud, vaid see kõrguste ja masside jaotus peab olema läbi mõeldud, et taimed ei peidaks üksteist või ei kaoks mõni väike taim ei kaoks massiivse taime alla varju.
ja see ala oleks ka siis nagu loetav ja arusaadav ka kaugemalt, et mis seal siis toimub. Siin on ka üks väga hea näide sellest, et kuidas kooslus võib olla värvikas, kuidas ta võib olla liigirikas, aga ikkagi rahulik. Ja siin on need püstised vormid, mis korduvad. Püstised vormid, mis korduvad, ümarad, noh, sellised põõsasvormid, elupuude vormid. Need loovad ka stabiilsust, need on aastaringselt sellise tugeva vormiga ja kollakas, roheline ja selline tumepunane lehestik annavad värvi ka siis, kui parasjagu midagi niisugust suurt ja uhket ei õitse. Et see tähendab ka seda, et istutuse ilu ei toetugi ainult ühele õitsemishetkele, vaid see võib olla nagu mitme aja peale siis laiali laotatud ja vaadatud, et millal siis midagi on efektset ja et kogu aeg siis midagi oleks. Ja ka maja ümber, äh, siin on siis näha, kuidas istutusala seob selle hoone maastikuga ära, et pinar ei ole üksik taimede rida seina ääres, vaid see moodustab nagu suurema kujundi, ta liigub ümber maja, ta läheb teise istutusalaga kokku ja madalad ääretaimed, kõrgemad taimed seina lähedal loovadki selle sügavuse, aga samal ajal tuleb alati arvestada ka siis nende akendega, läbikäikudega, kus sa tahad läbi käia, kus sa pead läbi käima, vaadetega, millised vaated kuhu tekivad. Kuidas seda kooslust siis luua, on see, et alusta korduvast põhikooslusest, et vali näiteks 3 kuni 5 põhitaime, mida sa kasutad siis teatud rütmis korduvalt ja see ei tähenda seda, et kogu peenras ei tohiks olla ainult 3 kuni 5 taimeliiki, vaid need on põhitaimed, mis hoiavad seda kogu ala koos ja neile võivad lisanduda siis hooajalised või üksikud aktsendid. Ja sealjuures kontrolli alati kahte asja. Esiteks, kas need taimed sobivad visuaalselt kokku ja teiseks ja veel olulisem on sealjuures, et kas nad vajavad sarnaseid kasvutingimusi, et kasvutingimused on alati A ja O, millest tuleb lähtuda. Sest et kui päikese ja mulla ja see niiskusvajadus ei ole sarnased, siis see kombinatsioon võib pildil väga ilus olla, aga päris elus see ei toimi. See ei toimi pikaealiselt. Nii et ja, ja mis see hooldus, lihtsam hooldus on ka see, et kui sul on hästi valitud kooslus, siis see ei tähenda, et haigusi üldse ei oleks, küll aga loob see siis taimedele sobivamad kasvutingimused või no, ongi, kui taimed on sobivates kasvutingimustes, siis nad on tugevamad, nad arenevad paremini ja siis see koosluses olek nagu võib oluliselt vähendada ka valest kasvukohast tulenevaid probleeme. Versus see, et sul on ühte kohta istutatud terve hunnik ühte ja sama liiki, noh, klassikaline näide on siin näiteks roosipeenrad, siis on ka neil haiguseid rohkem kui sellises segaistutuses. See, et sul on taimenimekiri valmis tehtud ja ilusatest ja sobivatest taimedest juba kokku pandud, siis see ei tähenda veel, et sul on istutusplaan. Istutusplaanis tuleb otsustada, kui suureks sul taim kasvab, kui kiiresti ta levib, millal ta õitseb ja kas ta säilitab hiljem ka hea vormi, ehk siis kas ta säilitab hea vormi ka peale õitsemist või kuidas ta näiteks talvisel ajal välja näeb. Ja samuti tuleb arvestada, et kui palju sul siis taimi ruutmeetrile läheb, millised liigid võivad teised üle võtta, ehk siis vaadata seda konkurentsi mõttes ka, et osad taimed levivadki kiiremini, on massiivsemad, aga kui sa paned, noh, ma ei tea, näiteks mingisuguse monarda, kõrge monarda paned kõrvuti õnneheinaga, siis see monarda võib sellest õnneheinast üsna kiiresti üle sõita. Ja see ongi see, et sa võid Pinterestist või raamatust väga häid taimekombinatsioone leida ja need võivad väga ilusad olla, aga vot sinu mullas või sinu valgustingimustes või sinu kliimas ei pruugi see samamoodi töötada. Aga istutusplaan ongi siis see ruumiline ja ajaline lahendus, mitte ainult nagu taimede nimekiri, kus sa oled enne läbi mõelnud või läbi uurinud selle, et nii, kuidas need taimed võiksid käituda. Ja siin tuleb kasuks väga palju see, et kui sul on endal juba kogemusi või see, et sa saad kellegi käest küsida, kes on mingeid taimi juba kasvatanud. Siis kolmas reegel
on see, et hea aed pakub rõõmu igal aastaajal, mitte ainult õitsemise kõrghetkel. Ja me planeerimegi aedu sageli just selle järgi, mis õitseb juunis või juulis, aga enamiku aastast taimed ei õitse, väga paljud taimed ei õitse. Ja kui aia ilu sõltub ainult õitest, võibki väga suure osa aastast ta visuaalselt tühjaks jääda, visuaalselt selliseks võib-olla isegi igavaks jääda. sa võid mulle chati siia kirjutada, mis sinul praegu aias õitseb. Siis ma näen, erinevates Eesti osades on praegu erinevad õitsemised, et naised, kes tulevad Põhja-Eestist siia meie aedesse, ütlevad, et oo, teil juba see õitseb, meil veel ei õitse. Ja paljud aiad ongi noh, kevadel, suve alguses väga ilusad, aga pärast juunit hakkab siis see mõju kaduma või hajuma. Ja kui sa mõtled oma aiale ajas, siis tuleb mõelda, et mis toimub märtsis, kui püsikud pole veel tärganud, mis annab võib-olla struktuuri septembris, kui väga paljud püsikud on juba õitsenud, või mis on ilus novembris, kui õisi ongi väga vähe. või mida sa talvel aknast näed. jah, ja see ei tähenda seda, et iga kuu, nagu igal kuul peaks kõik massiliselt õitsema, seda see ei tähenda, vaid eesmärk on see, et aias oleks igal aasta, nagu igal aastaajal midagi, mis loob vormi, mis loob tekstuuri, mis loob seda huvitavat efekti ja me saame seda absoluutselt igasse aastaaega planeerida. Nii et aastaringsus sünnibki nagu erinevate elementide ühendamisest, erinevate taimede ühendamisest. Noh, kõrrelised näiteks annavad liikumist ja sügisvärvi väga palju. Igihaljad taimed hoiavad sellist talvist struktuuri. Suvel igihaljad taimed nagu kaovad täiesti tahaplaanile, nad on lihtsalt taustaks. Siis lehe värv ja lehe kuju võivad olla väga palju nagu väga suure tähtsusega. Nad võivad olla sama tähtsad kui õied või siis dekoratiivsed varred, seemnepead püsivadki sageli ilusad palju kauem, kui see õitsemine on. Ja tervik sünnibki siis, kui plaanis ei küsita ainult, et millal see õitseb, vaid ka seda, milline on selle taime vorm enne ja pärast õitsemist. Et see pärast õitsemist võib olla väga-väga efektne. Ma tõesti väga naudin sügisesi aedu septembris, oktoobris, novembris, kus see aed saab hoopis teise mõõtme. Noh, ja siin on ka üks põhjus, miks ma ei soovita võib-olla sügisel kogu püsikupeenart kohe maani maha lõigata. Juhul, kui see on planeeritud niimoodi, et seal on ka talvist efekti. Sest et kõrrelised ja kuivanud õisikud ja need seemnepead loovad talvisel ajal väga-väga ilusa struktuuri. Ja lumi ja härmatis toovadki välja need vormid, mida suvel ei pruugi üldse märgata ja tuleb nagu hoopis teistsugune pilt sul talves ette. Mälestus nagu suvest. Ja samal ajal noh, pakuvad need seenepead ja varred ka elupaika ja toitu aiaelustikule. Meil käivad näiteks hästi nendel hiid-iisopil käivad igasugused linnud, käivad neid seemneid nokkimas talvisel ajal. Ja kõiki taimi muidugi ei saa talveks püsti jätta, aga planeerides seda peenart või istutusala, me saame valida piisavalt liike, mis hoiavad vormi, mis hoiavad seda talvist efekti ja struktuuri. Ja see aastaringsus ei tekigi lihtsalt sellest, et me lisame peenrasse, ma ei tea, ühe kõrrelise või igihalja mingisuguse taime, vaid siin on jälle see aluseks see esimene punkt, millest me rääkisime, et on mingisugune struktuur, on mingisugune kordus. Siis me vaatame kindlasti seda, et millised on õitsemisajad, ehk siis me ei saa õitsemisaegadest üle ega ümber, millised on lehestruktuurid, millise lehestiku sa planeerid siin üksteise kõrvale, milline on sügisvärv, kas ta on niisugune valge, helepruun või ta on tumedam, kas ta on mustjas, ta on pruun, näiteks siin on astilbed on sügisel täiesti mõnusad sellised pruunid, et ei ole üldse sellised tumemustad. Ja siis on näiteks Hiina siidpöörised siin taga, need on jällegi hästi heledad ja hästi õhulised, mõnusad. Ja need
kõik need õitsemisajad, lehestruktuurid, sügisvärvi, seemnepead, selle püsiva vormi, need tuleb kõik juba istutusplaanis omavahel kokku panna. Kui seda tehakse alles taimede ostmise käigus, siis tekivadki paratamatult hooajalised tühimikud, hooajalised sellised kohad, kus ei teki seda efekti. Kui sa paned selle plaani peale, siis sa saad juba enne istutamist vaadata, et milline roll on igal taimel erinevatel kuudel. jah. Ja siin on ka siis kaks võimalikku teed sellele oma aia kujundamisel, et esimene on selline juhuslik tee, et ma ostangi taimi emotsiooni ajel, ma teen kohe nagu ühe koha kaupa, muudan hiljem neid otsuseid, istutan neid taimi korduvalt ümber ja aias võib kogu aeg midagi toimuda ja sa võid seal noh, väga palju asju teha, aga tervikut sellest hoolimata ei teki. Aga teine tee on siis see, et sa alustad analüüsist, vaatadki kõigepealt olemasolevat, teed alusplaani valmis, paned paika tsoonid, liikumised, paned paika kujundusmustris, on ju, et milline see ala üldse välja näeb või kuhu midagi tuleb ja alles seejärel liigud selle istutusplaani ja rajamise juurde. Ja see ei tähenda, et kogu aed peab korraga valmis saama, vaid hea plaan nagu võimaldabki rajada aeda etappide kaupa, nii et iga etapp toetab sinu lõpptulemust, et sa saad teha jupi kaupa, mida sa praegu justkui teed, aga see üldvaade, see, mis peaks nagu saama nendest juppidest, see on puudu. Aga kui see üldvaade on olemas, siis see tulemus tuleb palju rahulikum, palju nagu terviklikum, jah. Võtame need kolm põhimõtet nüüd kokku. Esiteks on siis see struktuur ja piiritlus, et aed vajab karkassi, aed vajab selgeid servi, selgeid piire, kuhu midagi tuleb, millise kujuga, millise ruumi see asi kõik moodustab. Teiseks on siis kooslus, et taimed peavad töötama meeskonnana, mitte olema lihtsalt nagu ükshaaval ilusad. Ükshaaval ilusad võivad olla nagu fookustaimed, need, millele siis mingil hetkel see tähelepanu suunatud on. näiteks meil on aias üks väga uhke pojeng, mis õitseb sellisel ajal, kus teised pojengid veel ei õitse. Coral Charm on see sort ja kui sel ajal nagu meie aeda tulla, siis ta jääb tahes-tahtmata, ta jääb silma, ta tõmbab kogu oma tähelepanu endale ja tema läheduses ühtegi sellist teist pilku püüdvat asja samal hetkel ei õitse või ei ole, mis temalt nagu selle tähelepanu ära tõmbaks. Ja kolmandaks on siis aastaringsus, et aia ilu ei tohiks lõppeda augustis ega sõltuda ainult siis õitsemisest, augustis või juunis või juulis, vaid aia ilu võib olla varakevadest järgmise kevadeni välja. Ja kui sa rakendad juba neid kolme põhimõtet, siis sa hakkad oma aeda nagu hoopis teise pilguga vaatama ja su aed hakkab ka mõjuma hoopis teistmoodi. Ja nüüd ma tahaks kuulda natuke sinult paari asja, et milline neist kolmest reeglist on võib-olla sinu aias praegu kõige rohkem puudu. Sa võid, ma ei tea, ühe sõnaga kirjutada. Kas struktuur või toimivad kooslused või hoopis aastaringsus ja mis on sind võib-olla seni takistanud neid kasutada? Võib-olla sa ei tea, kust alustada või valikuid on liiga palju või kardad midagi valesti teha või tundubki, et see kogu projekt on nagu lihtsalt liiga suur, et sealt kuskilt hakata pihta. Et kirjuta siia aknasse üks vastus, et mis on see, mis on sind võib-olla kõige rohkem võib-olla takistanud, jah? Mhm. Jah, kõik punktid on puudu, toimivad kooslusi võiks rohkem olla, aastaringsus, struktuur, hirm alustada, sest kardan midagi valesti teha, hetkel tahaks hullult pihlakat istutada aeda, aga juba on hirm. Aastaringsus, toimiv kooslus, kohati ka struktuur. Kõrrelised on tundmatu maa, otsustamatus. Takistuseks on see,
et peenar puude all ja pooleldi varjus, pooleldi päikeses, puudub tervikpilt, teadmiste puudumine, aga arenen, struktuur ei jaksa. Mhm. Vot, ma näen neid vastuseid, et noh, need põhjused on väga sarnased, on ju. Ja need ongi ka põhjused, miks ainult nagu inspiratsioonist või üksikutest headest nõuannetest enamasti ei piisa. Jah, äh, ei ole aega läbi mõelda ja seega tegelikult läheb kokkuvõttes rohkem aega, just. Mhm. Ja aastaringsusele pole varem osanud mõeldagi. Vot. Alustan aiaga, senine praktika kogub sama sorti taimi ühtekokku, samas ühes peenas oleks nagu kõik staarid. Just. Struktuur, armas vanem generatsioon on juba alustanud. Vot. Ja teadmine ongi siin esimene samm, aga järgmine küsimus on see, et kuidas panna need põhimõtted tööle just sinu aias, sest et sinu krunt, sinu maja, sinu pere vajadused, olemasolevad taimed ja võimalused on teistsugused kui naabril või kuskil inspiratsioonifotodel. Ja need 3 reeglit annavad sulle siis õige suuna, kuid need ei ole nagu see kogu aiaplaan. Et toimiva aia loomiseks tuleb need siduda nüüd sinu krundi tingimustega, olemasoleva olukorraga ja arvestada tuleb siis seda maja arhitektuuri, neid olemasolevaid rajatisi, olemasolevaid taimi, kui on näiteks vanemad generatsioonid juba midagi aeda istutanud, kuidas need siis ära kasutada enda uue kujundusega või uue kohandatud kujundusega. Ja arvestada tuleb loomulikult ka sinu eluviisi, et kuidas, kui palju sa tahad aega oma aeda panustada, kui palju sul on aega üldse aia hooldamiseks ja milleks sa seda aeda tahad üldse kasutada. Ja siis saad selle realistliku tööde järjekorra ka nagu paika panna. Vastasel juhul võib see hea idee sattudagi valesse kohta või valel ajal teostusesse ehk siis vales järjekorras mingid asjad toimuda. Ja väga sageli ei olegi nagu ideedest puudus, jah, kirjuta mulle chati. Kui sul on ideedest puudus, kirjuta puudus ja kirjuta ideedest on maa ja ilm, ideid on küllalt, kirjuta küllalt, jah. Et ideedest tihtipeale ei ole puudus. Võib-olla ongi telefonis kümneid või sadu salvestatud pilte või tehtud pilte, kus sa oled käinud võib-olla kuskil aedades, võib-olla Pinterestis midagi salvestanud. sul on võib-olla ideed taimenimedest ja taimenimekirjad isegi valmis ja mingid mõtted terrassi ja kasvuhoone ja kõige peenarde kohta. Et puudu on lihtsalt, millest puudu siis on? Puudu on otsustest. Et mida säilitada, mida eemaldada, jah, kuhu midagi paigutada, millises järjekorras tegutseda üldse. Ja just otsuste tegemiseks on vaja mingisugust süsteemi, sest muidu sa jäädki nagu mõtlema pikalt. Just aia väiksuse tõttu pean eriti läbi mõtlema just, mida väiksem on aed, seda rohkem on vaja seal teha kaalutletud otsuseid. Mida suurem on aed, seda lihtsamini me saame seda teha. Ja sellepärast ma olengi loonud ka 6-kuulise aia kujundamise kursuse loomaaiast meistriteos, mille eesmärk ei ole lihtsalt anda nagu veel rohkem infot, vaid eesmärk on aidata sul 6 kuuga liikuda nagu segastest mõtetest selge kujundus- ja istutusplaanini, sellise plaanini, mille järgi sa saad oma aeda siis rajada rahulikult, omas tempos, õiges järjekorras, kas 1 hauaja jooksul või mitme aasta jooksul, see on nagu mahust siis sõltuv. Ja mida see programm siis annab või mida sa sellest saad, see on selline kursus, millest sul ei jää lihtsalt mingi videokogu, vaid sul on päriselt oma aiaanalüüs tehtud, kui sa seda kodutöid hakkad tegema, sul on alusplaan valmis tehtud, sul on paigas aiatsoonid, sul on aia liikumisteed paigas, sul on terviklik kujundusplaan paigas, kus sa oled nagu läbi mõelnud peenarde asukohad, teede, puhkealade, mingite teiste elementide asukohad ja sul on valmis istutusplaan koos nende taimede nimekirja ja kogustega.
ja sellest lähtuvalt siis ka tegevuste järjekord, mille järgi sa saad nagu aeda hakata etappide kaupa ellu viima. Ja kõige olulisem tulemus võib-olla sellelt kursuselt on see kindlus, et sa tead, et miks sa ühe või teise otsuse teed ja kuidas see sobitub nagu kogu aia tervikusse. Ja kuidas see kursuse teekond siis välja näeb, et me ei alusta sealt taimedest, et võib tunduda, et oh, et nüüd hakkame taimi kohe õppima ja plaanile panema, vaid me kõigepealt analüüsime sinu aia olukorda, seejärel me paneme terviku paika, mida aias vaja on, kuidas nagu alad omavahel hakkavad suhestuma, kuhu mingid alad üldse tulevad, kuhu tekivad aiaruumid. Kui aiaruum on loodud, siis valime sellise kujundusmustri, et kuhu või mis mustriga see kogu kujundus siis sul tulla saab. Täpsustame elemendid ära, täpsustame materjalid ära, mis asjad seal kasutusele saab võtta ja alles pärast seda liigume sellise detailse istutusplaani juurde. Ja see järjekord on oluline just sellepärast, et muidu sa võid teha väga hea istutusala plaani sellisele alale, mis asub võib-olla vales kohas või on vale suurusega või vale paigutusega. Ja programmi lõpuks või selle kursuse lõpuks on sul olemas siis selline plaan, mille järgi sa saad hakata oma istutusalasid siis rajama või aeda rajama. Ja kuidas sellel kursusel siis sinu toetamine käib, et sa ei pea kõike tegema mingil kindlal kellaajal ega korraga, vaid õppematerjalid on videod on siis ette salvestatud, neid sa saad omas tempos läbi teha ja iga 2 nädala järel alates augustist meil toimuvad ka Zoomi siis tagasiside kohtumised, kus sa saad oma töö kohta küsimusi küsida, kus ma saan sind suunata, kus sa saad ka teiste osalejate küsimusi kuulata ja nii-öelda kaasa mõelda. Ja see on väga huvitav koht, sellepärast et kui sa nendel kõnedel käid ja sul ei ole endal võib-olla midagi konkreetselt küsida, siis see teiste küsimuste kuulamine ja kaasamõtlemine, see annab ka väga palju juurde ja sul tekib nagu enda aia kohta ka väga palju seoseid. Kõik need kõned on järelvaadatavad, ka küsimuste kõned. Sa saad, seal on materjalide hulgas ka näidisplaanid, mida sa saad kasutada oma plaanide loomisel, ka siis eeskujuks võttes, inspiratsiooniks. Seal on palju taimenimekirju, et sa ei peaks nagu iga lahendust nullist välja mõtlema või saad nagu taimi eeskujuks võtta mingite kasukohatüüpide järgi. Ja materjalidele jääb siis ligipääs terveks aastaks ja see polegi nagu eesmärk, et sa 6 kuuga kogu aia valmis ehitaksid, vaid 6 kuuga sa lood plaani ja sellised teadmised, mille järgi sa saad edasi hakata tegutsema. Ja ma näitan sulle ühte sellist päris näidet kursuselt, et siin oli aias palju olemasolevat, see on Pille Meresmäe aed, kus olid viljapuud, kasvuhooned, erinevad väiksemad istutusalad, erinevad funktsioonid ja probleem ei olnud selles, et aias ei oleks midagi olnud, vaid probleem oli selles, et erinevad osad ei moodustanud nagu ühte tervikut. Alad olid tekkinud eri aegadel, nende vahel puuduski nagu selline selge kujunduslik side. Ja kursusel ta siis töötas läbi terve aia kohta erinevad istutusplaanid, pani kujundusjooned paika, sidus need peenrad omavahel, kasutas korduseid ja siin plaanil sa näedki, et taimed pole paigutatud nagu juhuslike täppidena, vaid igal taimel on oma asukoht, oma kogus, oma roll ja korduvad taimemassiivid seovad selle nagu pikema istutusala kokku. Ja kõige tähtsam on see, et enne istutamist oli nagu võimalik plaanil kontrollida, kas see tervik töötab. Jah. Ja siin me näeme siis tulemust, et aed ei ole muutunud jäigaks või ühetaoliseks, vaid see on endiselt lopsakas, see on selline isikupärane, liigirikas. Siin on suhteliselt värskelt rajatud istutusalad ja ka nüüd on siis peenardil nagu selge kuju, need on seotud selle majaga, olemasolevate puudega ja nad seovad selle aia erinevad osad nagu üheks tervikuks, et mingid istutused, mingid taimed olid tal siin olemas, aga sinna sai siis just selle kujudega väga palju mõjutatud ja ka lisataimedega. Ja oluline on rõhutada, et see ei ole nagu aed, mille mina nagu omaniku eest valmis kujundasin, vaid ta lõi selle ise
selle kursusel saadud süsteemi ja juhendamise abil. loomulikult mina juhendan ka ja olen toeks ja taimede valikul kõik see, aga lõppkokkuvõttes töö tegi ikkagi kursusel osaleja ise ära. Ja siin on ka siis Pille loodud aed natuke teisest küljest, et enne me vaatasime seda vaadet, mis siiapoole jäi. Et maja ümber on ka kujunenud selline selge voolav istutusala. See pehmendab hoonet, seob selle ülejäänud aiaga, et enne oli tal siin noh, selline tüüpiline pojengi peenar ja äkki olid mõned floksid ka. Ja näha on ka see, et istutatud ei ole ainult nagu üksikuid taimi kuhugi seina äärde, vaid ongi mõeldud kogu ala kujule ja ka vaadetele. Et praegu on Pillel väga uhke aed ja ma loodan, et ühel hetkel Pille avab selle ka külalistele kas või piiratud ajaks. Nii, siis Sirje on ka meil mitu korda osalenud aiakujunduse kursusel, sest et ta on kujundanud mitu enda aeda ära. Ja tema kirjutas, et kujundasin, kaevasin ja istutasin programmi abiga 3 istutusala. Juba esimesel aastal on õite ilu oi kui palju. Ja mulle on selle juures võib-olla eriti oluline, et inimene ei saanud ainult ilusat pilti, ta sai julguse, ta sai süsteemi, mille järgi nagu ise kujundada, mille järgi ise rajada, istutada. Ja programmi eesmärk ei ole nagu muuta sind minust sõltuvaks, vaid eesmärk on anda sulle oskus oma aia otsuseid iseseisvalt teha. Ja siin on nüüd Sirje enne, kuidas tal enne oli, enne tal oli siis siin aia ääres, see on nüüd see aiaäärne ala, kus tal olid mõned ilupõõsad siin servas ja siis ta kõigepealt tegi alusplaani, kuidas see olukord, kus tal need põõsad asuvad ja siis ta tegi sellele uhke plaani peale. Ja ongi jälle mingid korduvad põhitaimed, madalamad taimed servas, kõrgemad õitsejad ja kuigi see istutus on veel noor, on kujundus juba noh, väga loetav. Ja see on ka üks hea plaani suur väärtus, et kui noor peenar mõjub juba läbimõeldult, sest et taimede asukohad ja proportsioonid on juba ette planeeritud. Ja siin on Sirje nüüd teine maja või teine koht, mille ta siis ära kujundas. Ja siinkohal võib-olla tasuks vaadata seda, et mida sul aias veel ei ole, vaid vaadata ka seda, mis sul juba olemas on. Et kus on vaated, millised puud või millised ehitised määravad sellise ruumi, millised alad vajavad sidumist. Siin maja ees oli suur Sireli võsatall. Seda ei saa, noh, seda ta ei hoidnud alles, et valgust ka majja pääseks. Aga kohe näed siis, kuidas sellest on saanud siis hoopis teine pilt. Noh, ja see on siis pärast sama ala 2 aastat hiljem, kus taimed on juba kasvanud, aga oluline on ka see, et juba plaanis oli ette nähtud, millise mahu ja millise rütmi nad lõpuks siis loovad. Ja see näitab ka, et miks aeda ei saa hinnata ainult selle istutamise päeval, vaid püsikute ja põõsastega aed areneb aastatega ja plaan peab arvestama siis selle tulevase, mitte ainult selle istutushetke suurusega. Nii, jah, see istutusala on mingi, ma ei tea, paarsada ruutmeetrit äkki. Ja siis ma jagan sulle korraks ka Ülle aia lugu, et siin on Ülle uus istutusala vahetult peale rajamist, et Ülle oli ka kursusel, osales juba mitu-mitu aastat tagasi. Ja esimesel aastal võibki peenar tunduda veel hõre ja taimed väikesed ja see on täiesti normaalne. Oluline on see, et taimi ei istutataks sellepärast nagu kohe liiga tihedalt või juhuslikult juurde, vaid tulebki teada seda, et nende lõplik suurus on suurem ja anda neile kasvuruumi ja seda lõplikku suurust me ei saavuta 1 aastaga. Ja seesama ala, kuidas ta on edasi arenenud, see on nüüd järgmisel aastal peale istutamist ja nüüd hakkavad need taimede massid ja kordused nagu päriselt välja tulema. Ja see on ka põhjus, miks istutusplaan aitab vältida nagu selliseid kannatamatuid otsuseid, jah. Et sa tead, millise tulemuse poole see ala liigub ja sa ei pea igal hooajal hakkama nagu kõike ümber tegema. Loomulikult võib olla, et me valisime mingi vale taime või vale suurusega või see taim on väga haige, et me peame midagi välja vahetama. Aga need ongi üksikud, aga 80% vähemalt on see, mis jääb oma koha peale ja mis hakkab toimima.
ja siin on samuti üks ülle kujundatud tagumine aiaosa, kus tal olid olemas need okaspuud juba istutatud, aga mis teda häiris, oligi see, et see sidusus oli puudu, et tal oli väga ilus aed enne ka. aga miks ta kursusele tuli, sellepärast et midagi oli justkui puudu. Ja siin ongi näha ka, kuidas taimed täidavad erinevaid rolle, on rahulikumad massid, on tugevamad vormid, mõned aktsendid ja tulemus ei sõltugi ainult sellest ühest õitsevast taimest, vaid ka lehed, need kõrgused, taimede vaheline kontrast loovad selle kujunduse. Ja muidugi vähem tähtis ei ole see istutusala piir, et kuidas see jookseb. noh, ja siin on Ülle aed, seesama istutusala nüüd siin otsa poolt, et kogu selle peenra mõju nagu laiemas ruumis või istutusala mõju, et see ongi erinevus nagu taimevaliku ja aiakujunduse vahel. taimevalik küsib, et noh, millised taimed mulle meeldivad või millised taimed mulle siia sobiksid, aga aiakujundus küsib seda, et millist ruumi, millist tunnet, millist kasutusvõimalust ma tahan luua ja millised taimed aitavad selle saavutada. nii et täna ma avan sulle võimaluse tulla 6-kuulisesse aiakujunduse programmi või kursusele ja selle põhiväärtus sisaldab siis kogu samm-sammulist sellist õppeprogrammi, kus on salvestatud õppematerjalid, regulaarsed sellised tagasisidekohtumised, näidisplaanid, taimenimekirjad ja lisaks ma olen lisanud programmis osalejatele ka mitu-mitu boonust. Esimesele 10 liitujale on mul pandud eriti selline personaalne boonus, see on alusplaani stardikontroll. see on selline asi, et kursuse sees on sul juba olemas põhjalikud juhised, kuidas oma aia mõõdud koguda ja kuidas see alusplaan valmis joonistada, aga personaalse stardikontrolli puhul ma ei tee siis seda alusplaani sinu eest valmis, vaid sina koostad nende juhiste järgi oma esimese mõõtkavas alusplaani ja saadad selle mulle ülevaatamiseks ja mina vaatan personaalselt sulle üle, kas need olulised olemasolevad elemendid on sul plaanile kantud, kas need mõõtkavad ja proportsioonid nagu on loogilised, kas see plaan on piisavalt selge, et selle põhjal nagu edasi kujundada ja toon ka välja siis nagu 3 kõige olulisemat parandust, mida sa võiksid seal teha, et see alusplaan siis sul nii-öelda õige saaks. ja tagasiside ma annan sulle selle stardikontrolli raames siis kas video teel või kirjaliku kommentaarina, olenevalt siis sellest, kui palju seal mul tagasisidet sul selle kohta on anda. ja see boonus sisaldab ka siis selle alusplaani ühekorralist ülevaatust, et see ei sisalda nagu plaani ümberjoonistamist ega eraldi sellist individuaalset konsultatsioonikõnet, vaid selle eesmärk on anda sulle kindlus, et kogu järgnev see kujundusprotsess ei hakka toetuma sellisele valele või puudulikule alusele. ja loomulikult see on ka hea koht, kus me lepime kokku, et näed, selleks kuupäevaks on sul see alusplaan tehtud, et see etapp oleks sul valmis ja et sa saaksid edasi liikuda, et oleks mingisugune tähtaeg. siis teine boonus on Canva töötuba ja seal ma õpetan, kuidas oma aia ideid enne rajamist siis visuaalselt katsetada, kuidas istutusplaane Canvas koostada. just umbes paar nädalat tagasi üks osaleja, kes meil seal kursusel on, ütles, et Maria, tead, miks ma varem seda Canva koolitust läbi ei teinud, see on ju nii lihtne, et nendega neid plaane joonistada, et ma oleks palju varem võinud sellega juba alustada. aga tal olid teised tegemised varasemal ajal fookuses, nii et iga asi omal ajal. siis 3. boonus on visioonitahvli töötuba, kus ma õpetan siis sulle, kuidas panna paika soovitud stiili, kuidas meeleolu paika panna, kuidas suunda paika panna ja seda me teeme ka siis Canvas. siis 4. boonus on taimede sobitamise koolitus ja see on selline koolitus, mis aitab valida liike niimoodi, et need töötaksid koos nii kasvutingimuste poolest kui ka sellise visuaalse mõju poolest. ja plaani esitamisel, kui sa need plaanid nii-öelda mulle esitad, siis kursusel lõpetamisel saad ka siis tunnistuse, et meil toimub lõpetamine, toimub meil suvisel ajal
Nii et on võimalik seda aega natuke võtta pikemalt kui ainult 6 kuud ja on võimalik siis saada ka tunnistus selle kursuse läbimise kohta. Ja enne kui me lähme selle programmi kursuse hinna juurde, ma tahaks korraks rääkida sellest, et mida maksab nagu ilma plaanita tegutsemine. Et see võib tähendada näiteks valesti ostetud taimi ja nagu nende korduvat ümberistutamist, kui üldse ei ole läbi mõeldud, et mis taimed kuhu võiks minna. See võib tähendada ka peenart, mis on liiga väike rajatud või valesse kohta rajatud ja tuleb mõne aasta pärast siis uuesti teha. Või see võib tähendada ka materjale, mis ei sobi ka siis majaga või ülejäänud aiaga. Või see võib tähendada ka tööde vale järjekorda, et näiteks rajatakse esmalt peenar ja hiljem tuleb sealt läbi vedada näiteks mingi kommunikatsioon või muuta liikumisteed. Noh, selliseid asju. Ja lisaks noh, rahale kulub sellele ka aeg ja energia, et mõnikord katsetatakse mitu hooaega, aga tervikut ikkagi ei teki. Ja muidugi see võib kosta maksta ka selle täieliku professionaalse kujunduslahenduse tellimise ja see võib maksta mitu korda rohkem kui oma plaani koostamine juhendamise abil ja tegelikult sa võid selle plaani küll tellida, aga see on ainult üks etapp sinu aia kujundamisest. Kui sa oled ise sellega plaani töös olnud ja pärast tead, miks sa mingeid asju valisid sinna, siis sa oskad pärast oma aeda ka sellest lähtuvalt edasi kujundada, edasi hooldada. Nii et üks suurem selline vale rajamisotsus võib noh, maksta päris palju rohkem kui kogu see kursus. Selle kursuse tavahind on meil 997 eurot. Aga nüüd suvisel ajal on selle webinari suvine erihind 595 eurot ühekordse maksena. Aga ma panin sulle võimalusena välja ka 12-kuulise makseplaani, mis on siis 12 korda 59 eurot. Ja see tähendab seda, et sa saad alustada 59 euroga ja hakata oma plaaniga kohe edasi liikuma. Praegu on väga hea aeg näiteks nende alusplaanide mõõtmiseks, asjade mõõtmiseks. Nii et vaata seda investeeringut mitte ainult videokursuse hinnana, vaid sa saad regulaarse sellise 6-kuulise süsteemi, kui sa saad tagasisidet, kui sa tuled mulle kõnedele. Ma ei anna sulle tagasisidet, kui sa ei tule kõnedele, sest ma ei tea, kus sa oled. Sa saad näidisplaanid, sa saad taimenimekirjad, sa saad lisakoolitused ja lõpuks sa saad nagu omaenda tervikliku aia kujundus- ja istutusplaani. Ja kuidas sinna liituda? Liitumine on siis aadressil www.palusaluaiad.ee/AKM ja see erihind kehtib siis 20. juulini. Ja siin on üks hea küsimus ka kõrvale, et kas püsikute peenras saab arvestada ka sibu, lilli, tulpe ja nartsisse. Kusjuures sellel kursusel me teeme istutusplaane nii püsikutega kui ka sibulilledega, ehk siis sibulilled ja püsikud käivad kõik kokku ühele plaanile või ühele alale. Ja seda me teeme siin kursuse raames samamoodi. Ja võib-olla sa mõtled praegu, et kas see programm päriselt sobib mulle. Et kui sa tunned näiteks, et sul ei ole aega, siis need materjalid on ette salvestatud ja sa saad kõik nagu need Zoomi kõned ka järele vaadata, et sa ei pea 6 kuuga kogu aeda valmis rajama, et sa lood esmalt selle plaani. Et tihtipeale naistel tuleb see mõte pähe, et ma pean nüüd kõik selle valmis saama. Mõnikord on niimoodi, et osalejatel on hästi suured aiad ja nad võtavadki ainult ühe istutusala, et me paneme selle põhikujunduse paika, aga nad võtavad ühe istutusala, millega nad siis lõpuni välja lähevad. Ja sellest ühe korraliku suure istutusala plaanist lõpetamiseks ka tegelikult sulle piisab, et sa saad ise edasi tegutseda ka iseseisvalt, kui sa tahad. Siis ma ei oska joonistada. Kui sa ei oska joonistada, sellest ei ole midagi, sest et kunstiannet ei ole ilmtingimata vaja. Ma õpetan sulle sellel kursusel süsteemi, sümboleid, mõõtkavast töötamist, kuidas sa saad nagu sümbolitega selle alad paika või kujunduse paika. Siis kui su aed on juba osaliselt valmis, siis see kursus sobib väga hästi.
osaliselt valmis aedadega läheb rohkem tööd, on töömahukam, aga me õpime seal ka otsustama, et mida säilitada, mida ümber paigutada, kuidas need olemasolevad osad nagu üheks tervikuks siduda. Et seda me teeme ka seal kursusel, et kuidas seda tervikut siis seal luua olemasolevaga koos. Siis kui su aed tundub liiga suur, me jagame selle projekti etappideks. Et ongi see, et kui sulle tundub, et sa ei suuda seda hoomata, aga sul on ikkagi soov see saada korda ühel hetkel, siis teeme jupp-jupi haaval. Või kui aed on liiga väike, siis see terviklik planeerimine on eriti oluline, sest igal ruutmeetril on väga suur mõju, väga suur tähtsus, sa tahad igat ruutmeetrit oma aias ära kasutada. Kui sa ei tea taimedest mitte midagi, sa ei pea enne alustamist ekspert olema, et sul on näidisplaanid, sul on taimenimekirjad, sul on õpetused ja sul on võimalus regulaarselt küsimusi küsida. sul on võimalus küsida minult ka nõu taimede kohta sellel kursusel. Nüüd neile, kes soovivad veel intensiivsemalt, see 6-kuuline veebiprogramm on tänase webinari peamine võimalus, mida ma soovitan tõesti neile, kes tahavad töötada oma tempos, saada 6 kuu jooksul nagu regulaarset tuge. Aga lisaks on meil novembris tulemas selline 3-päevane aiakujunduse süvakursus Tallinnas ja see sobib inimesele, kes soovib väga intensiivselt, personaalselt tööd siis minuga ja minu ema Reet Palusaluga ühes ruumis ja tahab 3 päeva jooksul oma projektiga nagu suure sammu edasi liikuda. Selle 3-päevase kursuse osa on ka nüüd see eelpool nimetatud 6-kuuline kursus, ehk siis sa saad selle veebitoe ka kaasa. Aga seal on siis kohtade arv väga piiratud ja selle kohta ma saadan sulle eraldi infot või kui sa tahad selle kohta infot, siis sa võid mulle eraldi kirjutada. Aga täna ma keskendun sellele veebiprogrammile, sest et see on kõige paindlikum viis nagu tervikliku aiaplaani loomiseks ja see sobib ka kõige suuremale osale teist. Nii et sinu aed ei vaja nagu rohkem juhuslikke otsuseid, vaid ta vajab terviklikku plaani. Ja see ei pea nagu ühe hooajaga valmis saama või see terviklik aed ei pea ühe hooajaga valmis saama. Või sa ei pea kõiki vastuseid enne alustamist ise teadma, aga sul peab olema suund, järjekord, mille järgi siis edasi liikuda. Nii et kui sa tunned, et sa tahad oma aia lõpuks tervikuna läbi mõelda ja luua plaani, mille järgi sa saad nagu rahulikult edasi tegutseda, enesekindlalt edasi tegutseda, siis ma ootan sind igal juhul sinna 6-kuulisesse programmi, kusjuures materjalid jäävad sul terveks aastaks avatuks. Ja liitumine on siis aadressil palusaluaiad.ee/AKM ja webinari erihind on sulle 595 eurot või siis 12 korda 59 eurot. Ja see liitumine on sulle avatud 20. juulini. Ja tuletan ka meelde seda, et esimesele 10 liitujale lisandub siis personaalne alusplaani stardikontroll. Nii et kui sa tahad, sa võid kohe võtta telefoni või teise brauseri akna ja minna sinna aadressile, panna ennast kirja. Ja suur-suur tänu, et sa olid lõpuni. Ma saadan sulle meili peale ka selle kingituse, mida ma sulle lubasin, et sa saad ühe töövihiku, mis aitab sul neid tänast 3 reeglit oma aia peal läbi mõelda ja esimesed sellised tähelepanekud kirja panna. Et see töövihik ei asenda kindlasti terviklikku aiaplaani, aga aitab juba märgata, et millised kohad sinu aias vajavad esimesena tähelepanu. Nii et ole hea, jaga mulle siia chati ka veel oma küsimusi ja ma võtan siit küsimusi ette, et meil natukene veel aega on. Ja võid ka kirjutada siia oma taipamisi, tänased webinarid, neid on mul ka väga tore siin lugeda. Kas Lõuna-Eestis, näiteks Tartus on ka plaanis seda 3-päevast süvakursust teha? Me oleme Tartus teinud seda kevadeti, et 2027. aasta plaani võib tulla see veel sisse, jah, ma arvan, et see tuleb sisse. Tänan, väga õpetlik koolitustund, aitäh, Marina. Sireli võsa ohjamise kohta. Nii, kuidas saab Sireli võsa ära kaotada, kutsuda kopamees, näen hullu vaeva Sireli taltsutamisega, millega
ikka pole kunagi tegelenud, juured küünitavad end kõikjale ja loovad uut võsa jube tüütu. jah, sirelivõsaga on selline lugu, et sirelil on väga pinnapealne juurekava tegelikult, et üks variant on kopamees ja teine variant on labidamees, väga terava labidaga, et mõlemad variandid on meil endal ka siin aias läbi tehtud, nii et toimib. Ähm, nii, aga ole hea, pane siia veel mõned küsimused. Äh, äh, nii, kas esimene boonus kehtib ka siis, kui valin 12 korda 59? jah, see esimene boonus kehtib 10-le esimesele, ehk siis ükskõik, kas sa valid makseplaani või sa valid siis ühekordse makse. kuidas suhtute palkidest peenrapiiretesse? palkidest peenrapiired on väga toredad, aga peab teadma seda peenrapiirete puhul, et paljude peenrapiirete puhul peab välimisserva ikkagi labitaga lõikama ka palkide peenrapiire puhul, sest et muidu tuleb sul umbrohi sealt palgi alt sisse. mul on juba pinnal olemas, mida ringi kujundada, aga ma ei tea kõikide oma taimede nimesid. kuidas siis saab plaani teha? see on väga hea küsimus. ma soovitan naistele praegu, kes mul ka kursusel praegu juba on, teha suvisel ajal pilte ja kui sa nimesid ei tea, siis pildi abil me saame tuvastada, kui sa kursusel oled, me saame pildi abil tuvastada neid taimi. ja oluline on veel, et pildile lisaks sa kirjutad üles, et ahah, näed, sul on selline taim, selle kõrgus on, ma ei tea, 90 sentimeetrit ja selle laius on, ma ei tea, nii palju. ja õievärv on selline, noh, palju on näiteks flokse, vanaaegseid või ka tänapäevaseid, mille puhul me võib-olla ei tea, millise, ma ei tea, suurusega nad on või mis on täpselt sordi nimi, siis sa paned need omadused paberi peale kirja ja siis me saame sealt paberi pealt neid taimi võtta ja kasutada oma aiaplaanis. kui mõni lill taim on kollektsiooni tasemel ehk näiteks 150 sorti liiliaid, kui sul on liiliaid ja sul ongi nagu kollektsioon aiana, siis võib olla kollektsioon aia osa, kus sul on need liiliad, aga liiliaid, ehk siis liilija on sibulill, neid annab ka väga edukalt püsilille peenrasse sisse planeerida. ja 150 sorti, kui sul on suur aed, siis see kulub ära. taipan ikka seda, et ideid saab ellu viia ja rakendada jupikaupa. no väga tubli, Ulvi, siis saad jupikaupa hakata minema. aitäh, teen siis labida teravamaks. just, labidad tuleb ära teritada, kui te labidaga tööd teete, siis üks asi on, et on korralik labidas, teine asi on see, et labidad on teravad. vaba krunt, majaosa maha arvatud, umbes 1500 ruutmeetrit. kui palju maksab umbes aiakujunduse teenus, kui endale tundub see teema siiski liiga keeruline? vot see aiakujunduse teenus sõltub väga palju sellest, et mida sa tahad sinna saada. kui me räägime, et alustame ühest lillepeenrast, siis on üks hind. kui on niimoodi, et me võtame tervikliku kujunduse, me tahame vaadata veel, et kuhu tuleb kasvuhoone, mänguplats, kõik asjad, siis on nagu teine hind. et seda me peame personaalselt ikkagi vaatama. nii, väga õpetlik koolitus, aitäh, väga kasulik kuulamine, suur tänu, aitäh teile. kas marjapõõsaid ümber istutada on parem sügisel või kevadel? see sõltub marjapõõsa liikidest, näiteks punased mustad sõstrad võid vabalt istutada sügisel, aga noh, mingeid mustikaid ma ei soovita sügisel istutada. kas koolitusel on kahjurite tõrjest soovitusi? aiakujunduse kursusel me ei tegele aiahoolduse teemadega, me tegeleme seal aia kujundamise teemadega. aiahoolduse ja ka kahjurite teemadega me tegeleme Unistuste aiaklubis, kus on aia hooldamise kohta, taimede paljundamise kohta ja sellise aia nagu management'i kohta rohkem teemasid. et kahjurite tõrjekoolitus on Unistuste aiaklubis. kuidas, kust teritada labidat? labida teritamise video on samuti Unistuste aiaklubi teema. kui kõrrelised ei kõneta, siis mis oleks alternatiiv? jah, kõrreliste sarnaseid, ehk siis tuleb vaadata lehestikke, lehestruktuure, et kõrrelised annavad väga palju sellist õhulisust, aga noh, päevaliiliad ja Siberi iirisid ja kõik sellised, mis tunduvad nagu kõrrelise moodi lehestikuga, need on natukene nagu alternatiiviks. aga ma tean päris mitmeid inimesi,
kes on öelnud, et kõrrelised on nagu on ju võsa ja nagu heinamaa, et ei taha endale aeda tuua, aga ühel hetkel nad on kõrrelistesse nii ära armunud, et nagu täiesti selline pööre on toimunud. Ähm, väga asjalik koolitus, pean õppima peenraserva tegema. Mul on eraldi roosipeenar, neid vist ümber istutada ei saa. Saab roose, saab ümber istutada. Selle ümberistutamise teemade kohta on meil materjale Unistuste aiaklubis, aga ümberistutamiste kõige suurem olulisem asi on see, et on korralik tagasilõikus nii juurtele kui ka pealsetele ja et see on õigel ajal tehtud. Tänud, Maria, väga inspireeriv koolitus, aga suur-suur tänu teile kõigile ja kõik, kes soovivad oma aeda hakata terviklikumaks muutma, kujundama, siis olete oodatud aiakujunduse kursusele. Sellega sa saad kohe alustada ja kõned algavad meil augusti lõpus. See oli äkki 28. august või midagi sellist. Nii et seal saame siis sinu aiaga juba süvitsi tegeleda ja vaadata üle, kuidas me saame sinu aia rahulikumaks, terviklikumaks ja kuidas nagu proportsioonide poolest ka aed kokku panna. Ma soovin sulle imelist suve, kohtume juba järgmisel ajal järgmises kohas.